Kui puusakaalude puhul tunnetasime, kuidas maa külgetõmbejõud meie raskeid puusi aina maa poole tõmbas, siis puusatõsted ja lükked on need, mis aitavad meil maa külgetõmbejõu vastu aktiivselt töötada. Teisisõnu, kui gravitatsioon tõmbab meie puusa alla, siis meil on 2 võimalust, kuidas see puus üles saada, kas ülevalt tõsta või alt lükata. Kõigepealt harjutame ülevalt tõstmist. Ainult selle harjutuse tarbeks lükkame põlved täiesti lukku ja kujutame ette, nagu meil oleks puujalad. Isegi kui sa väga tahad, siis sa ei saa põlvi painutada, sest su jalad on puust. Seisa umbes õlgade laiuses või pisut väiksemas argseisus. Vaagen on neutraalasendis ja ülakeha on sirutatud. Nüüd kujuta ette, et sa pead oma sisemiste lihastega ühe puujala tõstma üles rinnakorvi sisse. Tõsta vaheldumisi ühte ja teist jalga. Jälgi, et su puujalg tõuseks täpselt jalajälje kohale, mitte ei kalduks küljele ära. Jalgu vaheldumisi tõstes vii tähelepanu sisemistele lihastele, millega töötad. Tunneta, mis lihastega sa oma puujalga rinnakorvi sisse tõstad. Pane tähele, kuidas keha sisse tõusev jalg surub naha sinu külgedel volti. Jälgi, et hoiaksid saba jalge vahel. Nüüd proovi sama tõstet järjest ainult ühe jala peal. Ja teise peal. Ja vaheta. Ja vaheta. Väga hea. Nüüd võta nõtk ette põlvedega algasend. Kujuta ette, et ka selles asendis on sul puujalad, lihtsalt põlvest kergelt kõverdatud. Vii raskus ühele jalale ja tõsta teist puujalga sisemiste lihastega rinnakorvi sisse, samamoodi nagu tõstsid sirget puujalga. Tõstes tõuseb sama puujala kand ka maast lahti ja langedes langeb kand jälle maha. Proovi sama ka teise jalaga. Tõsta puujalg koos kannaga sisemisi lihaseid kasutades enda sisse ja lase koos kannaga jälle alla. Tee kummagi jalaga veel mõned korrad. Tunneta lihaseid, millega seda puujalga tõstad. Ja vaheta. Tubli! Muuda oma jalad puujalgadest jälle normaalseteks jalgadeks ja võta algasend. Samu sisemisi küljelihaseid kasutades tõsta nüüd ainult puusa. Aseta oma parem jalg päkale ja jäta see päkale. Jälgi, et tugijala põlv oleks nõtke. Mitte liiga pehme ega ka lukus. Keha raskus jääb kogu harjutuse vältel tugijalale. Jäta parema kand üles ja tõsta sisemiste küljelihastega ainult paremat puusa ja lase see jälle tagasi vajuda. Tõstmiseks pinguta lihaseid, langetamiseks lõdvesta lihased ja lase gravitatsioonil oma tööd teha. Kuigi sinu parem põlv võib kergelt painduda, jälgi, et sinu tugijala põlv ei liiguks, vaid püsiks samas nõtkes asendis. Vaheta jalga,
Aseta nüüd vasak jalg päkale ja parem jalg jääb püsima nõtkesse asendisse. Tõsta vasak puus enda sisse, kasutades sisemisi küljelihaseid ja lase see jälle alla maa poole vajuda. Tee niimoodi mitu korda. Väga hea! Kui tõste puhul hoidsime tõstetava puusa võimalikult kerge ja toetasime keharaskuse tugijalale, siis lükkamise puhul viime keharaskuse just sellele jalale, millega me puusa üles lükkame. Vaatame, kuidas see töötab. Seisa õlgade laiuses harkseisus keharaskusega vasakul jalal. Hoia põlv nõtke. Parem jalg toetub kergelt päkale. Parema puusa üles lükkamiseks viin keharaskuse paremale päkale ja surun parema põlvega parema puusa vastu keharaskust üles. Selleks liigutan põlve tahapoole veidi sirgemaks, aga ei suru põlve lukku. Lükkamise ajal on keharaskus paremal päkal. Proovin sama vasaku jalaga. Asetan vasaku jala päkale. Parem tugijalg on nõtke. Vasakut puusa üles lükates viin keharaskuse vasakule jalale. Jälgin, et põlved ei läheks sirgeks ja vaagen oleks neutraalasendis. Väga hea! Võtan taas algasendi. Seekord hoian kannad maas. Hakkan lükkama parema põlvega paremat puusa, viies keharaskust paremale jalale ja tagasi tugijalale. Ja vahetan. Lükkan üles vasakut puusa, viies keharaskust vasakule ja tagasi tugijalale. Ja teen vaheldumisi. Parem. Vasak. Parem. Vasak. Vaheldumisi tehes pane tähele, et need on puusa kaalud. Lihtsalt fookus on puusade üles liikumisel. Jätka liigutuse tegemist. Soovi korral pane silmad kinni ja keskendu sisemisele kehatunnetusele. Tunne oma puusade raskust ja seda, kuidas sinu jalad on need, mis puusi üleval hoiavad. Vii tähelepanu puusade alla vajumisele iga kord, kui raskus jalalt ära läheb. Koos alla vajuva puusaga läheb ka põlv ette pehmeks. Nüüd jätka täpselt sama liikumist, aga vii tähelepanu üles liikuvale puusale. Tunneta, kuidas see põlv, millele keharaskus toetub, liigub taha ja lükkab puusa üles, trotsides maa külgetõmbe jõudu.